Väga vahva, paistab, et kõik on ennast sisse seadnud. Tere tulemast kõik EBS-i hommikukohvile. Meil on täna käes 21. märts, aasta on 2025. Kolleeg Mare saatis eile teate, et eile kell 9.04 või 02, kumb ta täpselt oli, algas kevad. Täpselt, nii et me saame kevade alguse puhul rääkida siin toodete juhtimisest. Ja kui me toodete juhtimisest räägime, siis me tegelikult räägime digitaalsete toodete juhtimisest, mis on siis sellised nutikad tooted, mis võivad olla siis kas äpi kujul või tarkvara kujul või mõnikord nad on kuhugile seadmesse sisse peidetud kujul, aga digitaalseid tooteid leiab igal pool teistes nagu eluvaldkondades ka. Ja kui me digitaalsetest toodetest räägime, siis meie fookuses on nii need tooted kui tegelikult tootejuhid. Minu nimi on Marko Rillo, ma vean EBS-i seest MBA õppekava, õpetan siin strateegiat ja juhtimist ja mul on suur rõõm, et meie tänasesse vestlusringi on tulnud 3 väga toredat ja kogenud inimest selles valdkonnas. Et ma alustan sealt poolt, et meil on siin Anu Heinberg, kes on üks OT-juht ja kes on operatiivjuht ja kes on varasemalt vedanud eest Mooncascade ehk siis arendajate tiimi ja eriti tore on see, et sa oled muuhulgas ka EBS-i MBA lõpetanud, nii et me oleme sinuga ka varasemalt nagu kokku saanud. Ja Anu tänane kogemus, mille ta siis siia toob, ongi see, et kuidas just nimelt operatiivselt juhtida neid tooteid, mida see tähendab üleüldse arendustiimi poole pealt toodete juhtimist eest vedada ja missugune nägemus siin juures on. Et tere, Anu! Tere! Nii, teine panelist on meil Lauri Haav. Lauri kohta võib öelda vist seda, et temas on peidus päris paljud need samased tehnoloogia antoloogiad, et mida Eestis on üleüldse võimalik nagu üles lugeda, et ei ole vist väga palju Eesti tehnoloogia ettevõtteid, kus sa sõrmega juures ei ole olnud. Et tänasel hetkel vead sa eest koodikooli ja meil on hästi tore, et koodikool ja EBS jagavad nüüd ühiseid ruume, et me saame istuda sisuliselt kabinet 10 meetrit üksteisest eemal, et vajadusel igasuguseid huvitavaid koostööprojekte siin ka käima lükata. Nii et tere, Lauri! Kuna juhtus jah nii, et EBS ei olnud nõus Jõhvi kolima, siis me pidime oma Tallinna üksuse tooma EBS-i majja. Aga ilmselt täna esindan rohkem seda nagu äripoole võib-olla vaadet, et on olnud au töötada koos erinevate tootejuhtide ja tootejuhtide juhtidega ja elada üle üks selline transformatsiooniprotsess ka, millest siin Marti ja teised nagu räägivad lahkesti on ja nähes seda üsna lähedalt ja kuna sellest on piisavalt kaua möödas, ma võin seda ilmselt isegi üsna avalikult jagada ka, mis täpselt põnevad lood seal juhtusid. 45 lähemat sõpra on saalis, eks keegi edasi ei räägi. Selge, väga tore. Nii, aitäh, Lauri. Ja siis on meil paneelis veel Anna-Liisa Reinson ja Anna-Liisa on tootejuhtimisega tegelenud päris pikka aega, enne seda, kui tootejuhtimine isegi vist oli. Sest et omal ajal, kui sa Telias nende teemadega tegelema hakkasid, siis päriselt seda liiki arutelusid veel isegi akadeemias või mujal ei peetud, et mida see tootejuhtimine tähendab. Ja tänasel hetkel oled sa siis tootejuhtimises mentoriks teistele, oled loonud kompetentsimudeli, et mille põhjal on võimalik siis hinnata, et kes on hea tootejuht, et mida ta võiks veel paremaks teha ja oled siis sinna selle konteksti juurde loonud. Nii et tere, Anna-Liisa! Tere! Ja mul on hästi hea meel, et tegelikult siia seltskonda on tulnud meil tänaseks üle 30 inimese, kes esindavad ka tootejuhtimist väga erinevatest valdkondadest, et siin on nii pangandus, tootmistehnoloogiat, startup, seniseid häid EBS-i sõpru, kes on varasemalt meil üritustel kohapeal käinud ja meil siin juures õppinud, aga ka uusi nägusid. Nii et ja meie hommikukohvide formaat näeb tegelikult ette, et me siin küll omavahel vestleme, aga ühel hetkel oleks hea kuulata ka teie käest mingisuguseid küsimusi. Ja see on ka põhiline põhjus, et miks just nimelt siia kohale tulla, et jah, muidugi pärast on võimalik seda salvestust ka vaadata, aga siis on võimalik just nimelt ise kommenteerida, enda kogemusest küsida ja peale seda, et kui meil see tunniajane vestlus on siin läbi saanud, siis jääda veel siia, et omavahel samamoodi kogemusi jagada. Nii et kui tekib küsimus, kommentaar, pange sõrm püsti ja reelika abiga me siis otsime teid üles ja siis saate enda sõna sekka jääda. Et siis see on see tänane plaan. Nii, sissejuhatusest kõigepealt tootejuhtimisest ja tootejuhtidest, et kust kohast meil üldse tootejuhti võiksime ära tunda ja kust kohast tänasel hetkel olemas meil on. Et Anna-Liisa, et kui me vaatame üldse seda liiki nagu uuringuid, et kus kohas me täna siis tootejuhte ära tunneme ja mis nad seal teevad? No, tootejuhti tavaliselt
vähemalt Eesti maastikul veel võib-olla ametinimetuse järgi isegi ei tunne ära, et tootejuhtimise roll on kõikides tiimides olemas, ehk siis, et see on see inimene, kes võtab vastutuse selle ärilise ja lõpptulemuse eest ja sellest, et asi valmis saab sellisena, nagu ta pidi saama. Aga jah, et see on see inimene, kes siis vaatab suurt pilti, isegi kui tema ametinimetus ei ole tootejuht, aga meil on tooteomanikke, meil on ärianalüütikuid näiteks, vahetevahel meil on disainerid, kes seda vaatavad ja juhivad projektijuhte näiteks. Anu, sinu nagu rakurss sellesse samasse teemasse, et kus kohas sina tootejuhid ära tunned? Kuna mul on olnud õnn olla tootejuhtide suhtes sellise 360 kraadi igal pool, et mingis kontekstis ka ise selles rollis, aga olnud insener tiimis, kus on tootejuht, olnud siis tarkvara ettevõttes nii-öelda teostaja pool, kus on kliendi pool tootejuht ja seal me ka Annalisega kohtusime, ja olles ka tiimijuht, kelle tiimis siis tootejuhid on, pluss ka siis nii-öelda sellist startupi ehitades, kus toode on väga keskmes, aga kus võib-olla selline tootejuhtimine ei ole mitte ainult ühe inimese käes, vaid asutajate tiimi poolt hästi palju mõjutatud. Et mina tunnen tootejuhi ära selle järgi, et see peab olema inimene, kes tunneb väga hästi seda äri, et saab aru, mis probleemi me lahendame, kelle jaoks me seda lahendame, ja siis on suuteline välja mõtlema, et mis need lahendused võiksid olla. Ja minu kogemuse põhjal siis minu valdkondades on need siis olnud enamasti digitaalsed lahendused, aga mitte kunagi ei ole puudunud nagu see aspekt, mis on sellest digitaalsest tootest väljas, et see on alati nähtamatult seal ja ma ütleks, et on tootejuhte, kes siis on sellest nähtamatust poolest või siis mitte digitaalsest poolest nii-öelda rohkem olnud teadlikud ja neid, kes on siis hästi tugevalt digitaalse poole peal. Et näiteks tarkvara ettevõttes tootejuht, isegi kui ta on selle nimetusega, et tema rohkem ikkagi tegeleb selle digitaalse poolega ja väga tihti siis kliendi poole peal on see inimene, kes teab seda äri selles osas, mis siis juhtub, kui kasutaja tootest nii-öelda väljub ja mis protsessid seal nii-öelda edasi lähevad. Aitäh! Ja Lauri, sinu puutumus tootejuhtimisega ja tootejuhtidega? Mõtlesin selle küsimuse peale ja kangastus selline, et kes on nagu hea tootejuht või keda tuua nagu eeskujuks, et on selline üsna uskumatu imeinimene tegelikult, et selline kloun, asfalteerija, kosmonaut. Et justkui nagu peaks nagu aru saama arendusprotsessist, oleks tore, ei teeks paha nagu domeeni mingit teadmist evida, on ju, võib-olla mitte esimesel päeval, aga näiteks 31. päeval võiks juba teada ja siis peaks selle kasutajast aru saama ja kui kasutaja juhtimise pole klient, kes maksab, siis peaks selle kliendist aru saama ja siis peaks ärist aru saama ja natuke ka piirangutest, ütleme, kui on mingid regulatsioonid, AML-id, KYC-d, muud sellised jutud, et küllaltki selline uskumatu nagu, ütleme selline oskuste mudel, et me ei räägi siin T ega Pi kujulisest, me räägime mingist, ma ei tea, kammi kujulisest asjast, kus on nagu mingi 7 erinevat jalga all, et mida kõike peab nagu oskama, et selles mõttes ta on selline päris keeruline roll ausalt öeldes, et seda nagu hästi teha. Kui ma nüüd kõiki teid kuulan, siis üks asi, mis mulle kangastub, on termin, mille loojaks on Robert Spitz. Ja tema ütles, et paljud juhid võiks asendada, et räägitakse CFO või CCO või CMO, et tegelikult võiks asendada nad kõik CBO-dega. Ja see B seal vahel võiks olla bridging, et Chief Bridging Officer, et keegi, kes on sillaehitaja. Nii et kui ma neid definitsioone kuulan, siis teatud mõttes selline nagu erinevate domeenide vaheline silla ehitamine tundub ole vist tootejuhi jaoks suure tõenäosusega üks need selliseid nagu fundamendi blokke, et mida ta peaks oskama nagu hästi teha. Ja selle peale nagu inimesed küsivadki, et okei, et tootejuhtimine tundub olevat nagu äge, palka saab päris hästi, kui me nagu LinkedInis Eestis vaatame, et siis on umbes 2000 inimest, et kelle nagu nimetuses on kuidagi tooteomanik või tootejuht või mingit pidi, et tundub olevat nagu populaarne asi ka. Ja et kuidas ma sellesse maailma üldse nagu satun ja tundubki, et vist nagu väga erinevatest kohtadest, et Annaliis, et mis see sinu kogemus on? No minu kogemus on, et inimesed komistavad, kukuvad ja siis nad on tootejuhid ühel päeval. Et täna ei olegi nagu sellist
head viisi, kuidas siseneda, kui sa otsustad, et sa nüüd tahad tootejuhiks saada, et kas sa ühel päeval ärkad üles ja sul on magically ilmunud mingisugused tööülesanded ja ootused ja siis sa saad teada, et selle nimi on tootejuhtimine, ühel päeval võib-olla, kui sul hästi läheb, võib-olla ei saa. Ja siis tavaliselt need inimesed hakkavad juurde õppima, nad loomulikult kuidagi arenevad sinna. Hea on, kui nad leiavad endale ümber kogukonna või kellega rääkida sellest ja areneda edasi ja hakata raamatuid lugema ja siis saavadki tootejuhtideks. Aga ma ütleks, et see Timbo programm, millest me täna mõnevõrra ilmselt räägime ka, et see ongi esimene selline formaalne viis võib-olla esiteks avaldada soovi, tahaks saada tootejuhiks ja teiseks siis tõestada, et sul on mingisugused oskused olemas. Sest minul isegi kandideerides aastaid tagasi oli raskusi selgitamisega, et mida ma siis tegelikult oskan, sest nii nagu Lauri ütles, et tootejuht, ta peabki kõike seda tegema, pluss siis inimesi juhtima veel lisaks sellele, kuigi ta ei ole inimeste juht ja kui sa töövestlusel seda kõike siis listima hakkad, et endale tundub ka nagu natukene imelik, et ma seda kõike oskan. Okei. Anu, sinu kogemus sellest lähtuvalt, et jällegi, kuidas inimesed sinu nägemuses sellesse valdkonda satuvad üleüldse? Et kui me räägime spetsiifiliselt võib-olla digitaalsete toodete juhtimisest, siis seal ma näen sellist 3 väga selget teed, kus vähemalt need tootejuhid, kellega mina olen kokku puutunud, on jõudnud siis sellesse rolli. Et üks pool on väga selgelt tulles nagu sellest ärist, et näiteks panganduses ma olen väga palju näinud, et on inimesed, kes ongi õppinud võib-olla näiteks majandust või kuidagi sattunud pangandusse, saanud väga heaks mingis oma domeenis ja siis üks hetk paratamatult see teenus, mida nad juhivad, vajab siis lahendust mingi digitaalse toote näol ja siis nad satuvad nii-öelda selleks tootejuhiks ja peavad juurde õppima muud oskused, mis tavaliselt puudutavad siis sellist tehnoloogiaga seotud oskuseid. Teine tee ongi väga selgelt läbi tehnoloogia rollide, et see on ka võib-olla see, kust ma ise olen kõige rohkem läbi käinud, et ongi kas siis insenerid, ka analüütikud väga tihti, et see on võib-olla selline nagu klassikaline tee, et õpin mingisugust inseneeria eriala, keskendun siis kas arendaja rollile, analüütiku rollile, testija rollile ja siis üks hetk arenen sealt siis tootejuhiks, aga siis pean omandama selle äridomeeni ja siis tootejuhi oskused nii-öelda korraga. Et see on võib-olla see teine tee ja kolmas tee, kus ma olen näinud tegelikult väga häid tootejuhte, on läbi disaini. Ehk siis need disainerid, kes on keskendunud kasutajakogemusele, väga tihti omavad väga head arusaama, kuidas võiks tooteid juhtida, nad lihtsalt peavad juurde omandama siis natukene seda tehnoloogia teadmist, aga ka siis äriteadmist. Aga see mõtteviis nagu disainis on tegelikult minu arust tootejuhi mõtteviisile mõnes mõttes isegi kõige sarnasem, aga lihtsalt see äri nagu suund ja tehnoloogia suund peab juurde tulema. Et need on võib-olla sellised 3 suunda, mida ma näen, aga on ka väga erinevalt sattunud tootejuhte. Ja siis osad, kellega mina olen ka kokku puutunud, on tulnud rohkem sellest, et nad hakkavad ehitama mingisugust ettevõtet ja kui sa ehitad ettevõtet, siis sul alguses ei olegi tootejuhte tiimis, et siis see tegevjuht ise on enamasti see tootejuht ja siis ta peab kasutama oma tiimi selleks ära, et ta suudaks siis tootejuhina ise ka deliverdada. Et aga seal ma tavaliselt näen, et see tegevjuht siis ise ei jää tootejuhiks, et kunagi tal ikkagi tuleb tootejuht kõrvale. Okei. Teeks korraks kiire pollimise, et kuidas meil saalis muidu on, et käsi püsti, et kes ütleb, et tegelikult tema on ka mingit kiviti tootejuht praegusel hetkel. Ossa, poiss. Oleks pidanud teistpidi vist küsima. Vist kõik käed tulid enam-vähem püsti. Okei. Et siis võiks hakata nagu täpsustama ka samamoodi, et missugused kogemused siin saalis on. Et ma tean, et siin on päris mitu iseenda startupi ehitajat, et kes on nagu enda nagu tootejuhid, et kes on loomas midagi sellist. Okei. Siis need, kes on ise kusagil teise kuhugile tooteotsa komistanud, nii nagu see samane näide oli siin, et nüüd on pidanud hakkama seda kuidagi vedama. Okei, neid on siis teine selline kolmandik. Ja tahaks natukene seda tunnetust ka saada, et kui palju siin on neid, kes tootejuhtimise osas on tegelikult ka midagi nagu formaalselt õppinud.
ahaa, mõned üksikud käed tulevad ka üles. Nii et see teatud mõttes nagu kirjeldab seda sama asja, et kui me hakkasime seda sama tänast paneeli ette valmistama, siis üks märksõna, mida öeldi, oli see, et tootejuhtimist on õpitud läbi vasktorude või raudtorude või mis iganes on see täpselt formulatsioon, et täpselt ma ühel hetkel ärkan üles ja ma saan teada, et ma olen tootejuht ja nüüd ma pean siis kuidagi toime tulema. Sõltuvalt siis sellest ja isegi ka mul võib olla tehnoloogia, disaini või siis nagu äritaust ja siis ma kuidagi nagu omandan seda. Lauri, sinu rakurss, et samamoodi, et kui me räägime siis toote juhtimisest, et mis pidi sina oled näinud, et tootejuhte nagu kus kohas tekkinud on ja samamoodi, et mis need oskused seal veel olulised on, kui sa rääkisid enne, viitasid, et oskusi peab olema hästi palju ja inimeste juhtimisega ka, et mis sa selle osas nagu veel arendad siia juurde? Ja kuna mul ilmselgelt sellest paneelist kõige vähem teoreetilist teadmist ja ettevalmistust selles valdkonnas, siis ma räägin lihtsalt praktilisi lugusid. Et mul nagu just kuulates neid, kust inimesed satuvad tootejuhtimisse ja mis on siis nagu edukad näited ja vähem edukad näited, et mul tuli meelde üks Eesti juurtega fintech, kus meil vist mingi parimal hetkel oli äkki 12 tootejuhti ja siis tootejuhtide juht. Ja siis meil oli kaardi nagu tootejuht, kes oli siis nagu sellise panganduse kaardisüsteemi nagu sügava ekspertteadmisega 20 aastat, nagu et kui sa läksid temaga kohvi jooma, siis ta rääkis sinuga Mastercardi peakoodides. Et sellised nagu, mis on MCC see ja MCC too ja igasugused sellised hästi detaili teadmine kõikidest tehinguliikidest, kõikidest totaalselt kasutu tootejuht. Et kahjuks absoluutselt ei suutnud välja tulla nagu sellest domeeni nagu dogmadest, nagu öeldakse, et ta teadis jube hästi seda domeeni, aga ta nagu ei suutnud suhtestuda ei selle võib-olla selle kliendi poole, kasutaja poolega, ega siis ka nagu äri poolega, et jäi jubedalt kinni sellesse äkki võib-olla oma identiteeti ka natuke võib-olla, ma natukene spekuleerin, ega ma ei tea täpselt, et sa nagu tuled üles, et ma olen kaardisüsteemide ekspert, ma tean, kuidas töötab Mastercard, Visa ja kõik, kes enne neid olid, ja see ongi sinu nagu see enese nagu selline nagu alus, ja siis kõik teised peaksid kummarduma selle pärast, ja siis see nagu ei toiminud. Aga siis oli nagu selle sama tiimi tootejuht, hiljem tuli üks inimene, kes nagu jälle oli domeenist niivõrd võõras, et ka mitme kuu möödudes juhtus nii, et klienditeeninduse inimesed teadsid temast oluliselt paremini, kuidas kaardimaksed töötavad. Ja siis sel hetkel sa nagu kaotad igasuguse usalduse vaata maja sees ja siis keegi enam ei võta sind nagu koosolekul tõsiselt, et isegi kui sa oled selles tootejuhtimise distsipliinis justkui hästi kõvasti teooriat saanud ja raamatuid lugenud ja koolis käinud ja nii edasi, aga mingil põhjusel inimest võib-olla äkki ei huvitanud nii väga siis see kaardimaksete domeen, teda huvitas, et tootejuhtimine see oli äge ja seksikas ja powerful, aga seda domeen ei hakanudki põnevaks talle muutuma ja ta nagu seda domeeni teadmist ei omandanud ja tegelikult ikkagi failis, et see vist on umbes sama, et kui te näiteks olete kastiratta entusiast, siis väga raske töötada autofirmas, ükskõik mis rollis, sest teid lihtsalt ei huvita tegelikult, te tahaks kastiratasta ja mikromobilityga tegelda, et selles mõttes nagu sellised näited on mul nagu tulid kohe varrukast meelde täna hommikul. Selge, nii et ideaalis võiks olla lihtsalt see samane motivatsioon tunda, et see, mida ma teen, on äge ja siis vajadusel kogu aeg teadmisi omandada nii domeenist, tehnoloogia poole pealest kui ka siis nagu täpselt sellest ärist. No uudishimu on vist tegelikult üks kõva nagu ja uudishimu ja õppimise selline motivatsioon. Et kui see valdkond ei huvita, või ta domeen ei huvita, siis on tegelikult raske nagu ilmselt ikkagi seal väga edukas olla tootejuhina. Just. Kui praegu on see tootejuhtimine selline, siis teisest küljest meil on põhjust rääkida ka tulevikust, sellepärast et tegelikult paneeli pealkiri oli täna ja tulevikus. Et LLM-id, tehisintellekt, ChatGPT, kõikvõimalikud muud sellised tööriistad on tulemas, kasutatamas, inimesed ütlevad, et nende tõhusus on kasvamas, selle asemel, et teha mingit asja nagu 20 päeva, ma saan selle 20 minutiga valmis. Ja kas see tähendab siis seda, et ka toote juhtimise jaoks see samane vajadus kaob ära või ta läheb teistsuguseks või et Anna-Liisa, mida sina sellest arvad, et natukene intrigeeriks? No ma olen küll kallutatud, aga mina arvan, et ära ei kao, tahaks loota. Mida ma arvan, et juhtub tänu LLM-idele ja kõigele sellele, mida me täna kasutada saame tööriistadena, on see, et me saame palju kiiremini neid erinevaid lahendusi, mis me probleemidele välja pakume, testida. Ja see tähendab seda, et me saame rohkem lahendusi testida. Me saame kiiremini kasutajatelt kätte selle info, et kas see asi, mida me nüüd ehitama hakkame, on just see, mida neil vaja on, mis nende probleemi lahendab, sest et lõppkokkuvõttes me ju kas kasutajale või kliendile seda kõike arendame, et nende elu kuidagi paremaks läheks. Et me saame rohkem
itereerida, me saame kiiremini seda teha. Mis ma eelmisel meie kohtumisel tõin näide, kirjutasin Claude'i ühe äriidee kirjelduse, või õigemini isegi rääkisin äppi sisse selle, ja siis ta tegi selle mulle valmis, niimoodi klikitava mokina. Ma mõtlesin, et okei, ma saan nüüd testima minna, küsida klientide käest, et kas see on see, mida teil vaja on. Varasemalt ma oleksin pidanud kirjutama pika kirjelduse sellest äri case'ist ja siis kuidas see töötama peab, tegema küsimustikku, minema klientide juurde, tegema intervjuu, siis midagi järeldama, siis minema disaineri juurde, ütlema, et palun joonista mulle see, siis minema uuesti kliendi juurde, paluma tal seda kasutada ja siis saada mingisugune tagasiside, analüüsida seda. Täna ma saan kogu selle esimese osa ära teha ja minna lihtsalt selle klikitava, nähtava, katsutava asjaga ja kuna inimesed on visuaalsed enamjaolt, siis nad oskavad mulle palju kiiremini öelda, et kas see on see, mida neil vaja on. Ehk siis, et ma arvan, et minu töö läheb lihtsamaks, ma ei pea enam käsitööd tegema ja ma saan paremat kvaliteeti tegelikult oma tiimiga, läbi oma tiimi klientideni tuua tegelikult. Kas ridade vahel just ütlesid, et tegelikult arendajate ja disainerite jaoks järgi kaob vajadus ära? No kui me võtame niimoodi, et arendajad kirjutavad ainult koodi ja disainerid teevad asju ilusaks, siis küll, aga need, kes on disainerite ja arendajatega koos töötanud, et siis nad on ikkagi insenerid, nad ehitavad tooteid, et ilma nendeta ma arvan, et ei saa. Küll aga nad ei pea enam musta tööd tegema äkki minu jaoks. Okei. No Lauri, sa pead kohe sellele vastama, sellepärast, et te tegelete nagu arendajate õpetamisega. Mis see praktikas nagu tähendab siis? Palju meil aega on, et pikalt rääkida selle teemal, aga ma arvan, et see tootejuhtimisdistsipliini nagu tänane nagu minevik ja tulevik ja olevik, et sellega kipub olema nagu ikka nii, et tulevik on juba kohal, aga ta on ebaühtlaselt jaotunud. Ehk siis, et kindlasti on ettevõtteid, kes teevad ülimoodsalt seda tootejuhtimise poolt ja väga palju ettevõtteid, kus on ikka mingid tooteomanikud ja mingid silood ja värgid ja särgid, et see ei ole võib-olla nii levinud. Aga LLM-ide koha pealt, minu meelest siin on üks päris ohtlik asi, ma arvan just tootejuhtimise kontekstis, on kõikvõimalikud kasutajaintervjuud, koosolekud, kõiki seda sorti andmetena kogumine nagu, ütleme siis LLM-i abil on ja ma ei tea, kui paljud teist kasutavad mingit sorti niisugust koosoleku memo kokkuvõtvaid LLM-e näiteks, ma ei tea, kas siis ütleme MetaView'd või midagi sellist on ja, või Granoolat tuleb tuttav ette. Ühesõnaga, see on sellised AI-d siis, kes tulevad sinuga koosolekul kaasa, teevad koosolekust memo pärast, kes mida rääkis, võtavad kokku ja nii edasi on ja. See on tähelepanud ühte asja. Ta teeb sellise memo, kus kõik on kirjas peale selle, mis oli oluline. Et igasugune intuitsioon, reljeefsus, lõhnad, tajud kaovad ära on ja. Kes kelle peale natukene häält tõstis on ju, kes kelle peale pahane oli, mingid grupid olid seal sarkastilised, iroonilised, see kõik kaob täiesti ära sellest memost. Et ehk siis, kui sa oled tootejuht või ärijuht, sa pead tegelikult just tajuma seda lõhna, mis seal ruumis on ja nagu mis emotsioonid seal on. Ja LLM tõmbab selle maha, nagu vanasti oli see, et olid need vinüülplaadid ja CD-plaadid, siis tuli MP3 ja siis MP3 lõikas heli ülemise otsa nagu maha, et oluliselt vähem nagu seda skaalat on seal on. Ja minu arust nende LLM-idega see oht on, et kui sa oled nagu tootejuht ja tahad tegelikult seda kasutaja roo emotsiooni teada saada, siis kõik võimalikud kokkuvõtted on ju, või mingisugused LLM-i tehtud memod on päris ohtlik asi. Aga kõik see, mis rääkisid, et kus sa saad nagu kasutada jälle ennast efektiivsemaks teha, see on kindlasti tõsi, aga lihtsalt väike tükike soola on seal ka, millega peab arvestama. Ja, et me üks OT-s arutasime siis minu tiimis tootejuhtidega, et kuidas AI mõjutab juba täna ja tulevikus siis tootejuhtimist. Ja diskussioon tekkis selle ümber, et kumb suudab oma kiirust kiiremini üles saada, et kas tootejuhid või arendajad. Et kui arendajad täna saavad oma koodi kirjutamiseks ka AI-lt abi ja selle võrra justkui võiksid kiiremini siis toota tulemust, siis sama saavad teha ka tootejuhid, eks ole, et nagu Anna-Liisa mainis, et me saame prototüüpida täna juba, tegelikult saab ka wireframe toota, eks ole, me saame kuni sinnamaani välja, et mingeid user stories'id, äri case nagu panna sellesse õigesse formaati, tuua välja mingisugused riskid, ma ei tea, ma olen ka konkurentsianalüüsi näiteks teinud AI abil, kui on kasutajatelt mingi tagasiside, siis selle pealt ka teha näiteks mingid sentimendi analüüsi, et kõik tööriistad, mida enne võib-olla oleks pidanud tegema suurema teadmise pealt või ajamahukamalt, et neid saab täna teha tootejuhtimises juba kiiremini, kui sa oskad õigesti küsida. Ja seal tootejuhtide mõte oli see, et praegu arendus ei ole läinud veel nii palju kiiremaks, et justkui nagu on, aga veel on nii palju takistusi,
et tegelikult tootejuhtidel on praegu juba võimalus juhtida rohkem arendajaid, et sisuliselt anda rohkem sisendit suuremale arendustiimile. Mida see tähendab, on see, et tootejuht peab olema strateegilisem, et enam ei ole nii suur väärtus see, et ma oskan kirjutada kõige ilusamaid user story'sid. So what, GPT oskab neid ka teha, et pane ainult õigesse formaati, ütle, mida sa tahad nagu saada. Et see enam ei ole väärtus, aga väärtus on see, kui tootejuht oskab mõelda strateegiliselt, tunneb seda äri ja siis oskab neid AI võimalusi ära kasutada. Aga see tähendab ka seda, et tegelikult arenduses ju samamoodi tuleb see kiirus järgi, osasid on see juba mõjutanud rohkem, osasid vähem, et see peaks nagu ära tasakaalustama. Ja siis me jõudsime järeldusele, et aga järelikult ka arendajad peavad muutuma strateegilisemaks. Et kui osades ettevõtetes arendajate kohta ka öeldakse juba product engineer ja eeldatakse sealt tagant sellist toote mõtlemist, et siis see ülejäänud tiim ka muutub. Ja samamoodi arendaja puhul ka võib-olla ei ole mingi hetk nii oluline, et kui ilusat koodi ta oskab kirjutada, vaid on oluline, et kui strateegiliselt ta oskab mõelda sellest arendusülesandest. Et ma arvan, et see on võib-olla see suund. Ja see suund on ju täna tegelikult kohal, et see ei ole mingisugune kauges tulevikus asi, kõiki neid asju saab täna teha lihtsalt, nagu Lauri ütles, et kes juba kasutab ja kes hakkab mõtlema sellele, et võiks kunagi kasutada. Siin võiksime korraks teha ka sellist pollimist, ma tean, et on olemas teatud organisatsioonid, kus on tegelikult tehtud strateegiline valik, et kas seoses turvalisusega või seoses mingisuguste sensitiivsete andmetega on otsustatud, et äriliselt me absoluutselt AI-d enda toodete juures ei kasuta. Ja see on selgelt ära põhjendatud, et miks me seda niimoodi teeme. Ja on olemas siis teised ärid, et kelle puhul pannakse ka kõige lihtsamate asjade tegemiseks, et mille puhul tavaline mingisugune SQL päring annaks nagu tulemuse kätte ja kiirelt oleks nagu vastus oleks olemas, ka igale poole pannakse lihtsalt promptid vahele, sellepärast, et seda võiks, tundub, et äge ja see on lihtsalt mugav ja niimoodi töötab. Teeksime sellise pollimise. 5 sõrme tähendab seda, et meil kasutatakse nagu 100% AI-d kõige tegemisel. 4 sõrme, natukene vähem kuni siis see, et 0 absoluutselt, et meil nagu äriliselt seda ei tehta. Et teeksime korraks sellise kiire polli, et ütleme 3, 2, 1 ja siis tõstame niimoodi käed püsti ja vaatame, kui mitu sõrme meil siin saalis on. Nii, 3, 2, 1 ja palun, käed püsti. Nii, 0, 1, 2, 3, okei, 3, 4, okei. No selge, et päris põnev nagu see poll sai, et meil on nii tõepoolest neid, et kes teadlikult mingil põhjusel ei kasuta ja on neid, et kes tegelikult on päris aktiivselt selles osas. Et rääkis korraks sellest varjuküljest ka, et okei, mida see siis nagu tähendab, et kui seda liiga palju kasutada, või kas on mingid piirangud, et mis sellest tulenevad? Jah, et võib-olla üks arutelu koht on see, mis on hästi tugevalt täna hariduses ju ka, on see, et milleks me kasutame AI-d, me delegeerime ära osa oma tööst. Ja nüüd, kui me delegeerime osa oma tööst ära, et mis meil siis nagu alles jääb ja palju me ise päriselt aru saime. Et ma ütleks, et üks selge varjukoht ongi selline nii-öelda rumal AI kasutamine, et pimesi annan probleemi ette, annan mulle lahendus, copy-paste'in, kasutan seda, eks ole, ei kontrolli seda tulemust või ei saa aru. Et kes tänapäeval saab väga hästi aru, mida ta tahab teha, aga tal on vaja lihtsalt võimendada oma neid põhioskuseid. Ma arvan, et tema võib-olla varjuküljed on palju väiksemad, aga eriti, kui keegi on alles nagu alustamas oma rollis, kui me räägime ka sellisest, ma ei tea, junior tootejuhist näiteks, et ma arvan, et seal on hästi kasulik ikkagi ise teha läbi ja proovida AI vastu pigem valideerida, et kas see, mida ma tegin, kas see on hea, kus on selle siis nii-öelda riskikohad. See on umbes sama nagu, et miks arendajad võiks natuke matemaatikat osata, eks ole, või et kui ma näiteks, ma ei tea, mulle meeldib väga statistikat teha, et kui ma teen regressiooni analüüsi, et ma võiks ju nagu aru saada, mis seal taga on, et ma ei kirjuta ainult koodina sisse, et tee mulle regressiooni analüüs ära. Kui ma ei saa aru, mida see tähendab, siis ma tegelikult ei oska tõlgendada seda tulemust, mis ma saan. Ja ma arvan, et see on üks nagu peamisi selliseid ohukohti ja ka see, kus võib-olla inimese loovus võib ära kaduda, eks ole, et ainult delegeerin, kus on see minu loovus, või kus on see minu panus, et see on üks pool. Ja teine pool on kindlasti see keskkonnamõju pool ka, kuigi tegin nüüd siin natukene eeltööd,
et palju siis see süsiniku jalajälg ikkagi päringutel on, et on erinevaid artikleid, kus räägitakse, et see on väga katastroofiline. GPT ise väidab, et tema jalajälg on täpselt sama palju kui Google'i oma ja mis on kõvasti väiksem kui näiteks see kohvitass, mis meil siin on, eks ole, et kui ma selle kohvi siin täna sain, et selle jalajälg on väga palju suurem kui selle ühe päringu jalajälg siis. Aga samal ajal nende mudelite treenimise jalajälg, see on massiivne. Ja noh, ma arvan, et see on see koht, kus tulevikus saab optimeerida. See on väga lõbus, kuidas ükskõik milline paneel tänapäeval muutub AI paneeliks. Umbes 10 minutil. Aga tulles selle jutu pealt nagu edasi, et inglise keeles öeldakse selle kohta nagu, et use it or lose it. On, et kui on sul mingi oskus, mida sa ei kasuta, see kaob ära. Et näiteks, ma arvan, paljud meist vist sõidavad autoga, enamasti vist automaatkäiguastiga, eks ole, tänapäeval. Ja kui olete nüüd kuskil kohas, kus te peate istuma autorooli, millel on manuaalkäiguast, kuidas siis läheb? Noh, ei oska enam hästi, on ju, kuidagi nagu jalad ja kõik värk-särk liigub imelikult või teil on mingi, ma ei tea, pimenurga andur seal peegli küljes, on ju, et kui seda ei ole järsku mingil autol, siis te olete minetanud oskuse vaadata nagu üle õla, nagu nii, et kes tuleb keegi teine auto, on ju. Et sama asi juhtub AI-ga ka, et mingil hetkel sa nagu, minetad selle oskuse, mille sa oled ära delegeerinud, et sa pead siis nagu selles mõttes nagu strateegilise valiku tegema, et millest sa oled nõus loobuma, mis oskusest sa oled nõus loobuma, selle sa võid AI-le delegeerida ja siis nagu mõelda, et mis siis nagu edasi juhtuma hakkab. Jah, mul tuli üks selline lugu meelde, et võeti tööle üks junior arendaja ja läks päris hästi esimesed kuud selle junior arendajaga ja siis ühel hetkel code review'd tehti, muudkui nagu vanemad arendajad saatsid tagasi talle mingisuguseid asju ja palusid parandada ja tagasi tuli kogu aeg seesama, et ta ei teinud ühtegi nendest parandustest. Ja siis sai 2 kuud täis ja tuli välja, et tegelikult oli seda kõike ChatGPT-ga teinud. Ta ise ei saanud üldse aru, mida ta teeb. Need kooditükid, mis tema oli pannud siis sellesse süsteemi, ei käinud kuidagi sellega kokku ja et see, mis ta oli koolis õppinud, et ta ei olnudki päriselt koolis seda kõike õppinud. Ja 2 kuud läks aega ettevõttele, et aru saada, et neil on inimene, kes A, tegelikult ei oska ja B, ei ole ka nõus õppima, sest et 2 kuuga, kui sa oled siiralt huvitatud, et siis sa ju oled võimeline ennast mingil määralgi kurssi viima. Ehk siis, et võib-olla see libe tee on see, et inimesed, kellel ei ole seda kompetentsi hinnata, kas see, mis sealt LLM-ist välja tuleb, on hea kvaliteediga, saavad peita ennast selle taha ja kohe välja ei paista, et nad päriselt ei tea. Okei, nii et annab kompetentsi illusiooni, nagu tihti räägitakse selle juures. Nii, ja selleks, et ei oleks enam AI paneel, läheme nüüd hoopis teise kohta. Ja hakkame nüüd rääkima siis sellest, et mida tootejuhtimine tähendab kui inimene. Et sellepärast, et siin võiks natukene intrigeerida jällegi, et kui me siin enne üritasime mõelda, et kus võiks olla nagu hea tootejuht, halb tootejuht, et mul oli hiljuti üks vestlus, kus Mart Parve, samamoodi väga kogenud tootejuht ütles, et ka samamoodi, et tema väidaks, et kõige tugevamad tootejuhtide puhul nende see kõige olulisem omadus on poliitikaloome omadus. Et hea tootejuht on ennekõike hea poliitik, ta on hea läbirääkija, ta on hea ressursside hankija, ta on hea vajadusel manipuleerija ja selleks, et saavutada siis mingisuguseid ärilisi tulemusi ja mis te selle osas arvate? Et üleüldse tootejuhtimine kui inimeste juhtimine, missugused oskusi seal tarvis on? Kes soovib mõelda? Selles olukorras on vist iga tootejuht olnud, et sa oled jube õnnelik oma selle roadmapi üle ja siis tulevad 3 erinevat osapoolt, eks ole, et äripoolt oli eile vaja saada midagi laivi, pluss lisaks sellele on mingid uued nõudmised, mida peaks veel võtma vahele, eks ole, siis on nagu kliendid kuskil väljaspool, kellel on oma vajadused, samas ka mingid sisemised osakonnad, kes tahaksid midagi saada, mille äriväärtust on mõnikord raskem põhjendada. Ja siis on ka arendustiim, kes ütleb, et me üldse sellega pihta saaks hakata, siis suur refaktoreerimine on väga-väga vajalik. Et see on see klassikaline tootejuhi iga päev, eks ole, ja siis korralda siis seda ühest küljest oma ajakava, aga teisest küljest oma roadmapi ümber selle järgi. Et ma arvan küll, et selline ma ei ütleks, et see on poliitikaoskus, aga pigem oskus aru saada, et mis on päriselt prioriteedid, seda välja kommunikeerida, aga saada ka teistest osapooltest aru, et mis nende prioriteedid on või kust need nagu üldse tulevad. Ja mis sealt on siis läbiräägitav ja mis ei ole läbiräägitav, et see on kindlasti üks võib-olla selline võtmeoskuseid.
et vähemalt minu senise kogemuse põhjal. Mul kangastus selline lugu, et et hea tootejuht kõnnib metsas, siis vastu tuleb jänes, siis ta annab jänesele porgandi. Siis kõnnib edasi ja tuleb vastu karu, karul annab jänese. Aga tegelikult nii võib-olla radikaalne see lugu ei ole, aga see tuli väga tuttav tuli kõik meelde, mis sa just praegu rääkisid, et see on selline roll küll, mis on between a rock and a hard place and then something. Sest et kogu aeg igast küljest keegi tahab midagi, mida sa kellegi teisele nii-öelda justkui enam lubada ei saa, sest sa oled selle juba ära lubanud kellelegi, et see on tõsine selline laveerimise koht ja mälu peab ka päris hea olema, et mida sa kellele lubasid. Okay. Nii vist on jah, aga ma arvan, et selle poliitikuks olemise juures lisaks on võib-olla see analüüsi ja nii-öelda läbiminemise võime on ka oluline, et kui me räägime sellest, et kellele sa midagi võlgu oled ja välja oled, et see on mingisugune eriline oskus pidevalt seda informatsiooni tarbida ja läbi seedida, et mis sealt erinevatelt osapooltelt aru saad, et olla ka avatud sellele, sest et ega see ei ole sellepärast, et keegi arvab, et nii peaks olema, vahel on ka, aga sa saad uut informatsiooni ja siis sa pead kogu aeg küsima, et kas see nüüd muudab minu eesmärki või mis on see, mis on kõigile hea. Sest et tootejuhina sa oled ainulaadses kohas tegema otsuseid, sest et sa oled kogu selle informatsiooni keskel. Sinule tuleb kogu see informatsioon kokku. Et ükski nendest stakeholderitest, ma ei tea, müügiosakonna juht või isegi CEO, et tema ei kuule kõiki neid asju, ta ei loe kõiki neid asju, mida sina loed ja sa oled see ainukene inimene, kes saab tegelikult selle otsuse teha, et kas me nüüd ikka veel läheme selle eesmärgi poole või me peaksime natukene suunda muutma ja siis isegi kui need kõik eraldiseisvad inimesed võib-olla ei usu mingisugust osa sellest või et me peaksime sinna minema, siis sa pead neile selgitama, miks me peame sinna minema ja milline info sul on ja siis ikkagi rääkima erineval viisil erinevatest külgedest ja selgitama, et miks me peame just sinna minema ja mitte kuhugi mujale, sest müügiosakond ikka tahab müüa ja see, mis klient ütles, et see on kõige olulisem või siis kellelgi teisel tuleb mingisugune, et sellega ei saa alati kaasa minna, et mida see üks osapool võib-olla kõige valjema häälega sulle ütles. Okay. Kusjuures üks väga hea küsimus, mis üks mu sõbranna, kes minu arust on väga hea tootejuht, et mida tema tihtipeale on küsinud, on see, et ta näitab oma seda roadmapi ja kui keegi tuleb, et kuule, mul on ikka jube kiire, et ma tahaks võtta see asi ette. Ja siis ta toob sealt välja need kõige olulisemad osad ja küsib niimoodi, et kas sul on tunne, et see on nendest asjadest ka ikka tähtsam? Ja siis tavaliselt see osapool saab aru, et võib-olla tõesti need top 3 asja, et need tegelikult need on pakilisemad ja samas ka olulisemad, et võib-olla tõesti need jaksab ära oodata ja siis tuleme selle minu asja juurde. Et mitte võib-olla võtta ka ainult seda vastutust enda peale, vaid ka näidata seda suurt pilti ja lasta ka inimesel endal jõuda sellele järeldusele nii-öelda. Okay. Ja see vana hea näide, mida mulle meeldib tuua, et kui meil on 3-liitrine purk, et siis sinna mahub 3 liitrit vett. Ei mahu 5. Et kui me mõtleme sellest, et kui aga äkki jõuab selle ühe asja veel teha. Kui meil on 3-liitrine purk, siis me jõuame teha umbes täpselt 3 liitrit sellega. Et kindlasti rohkem ei mahu, et see arusaamise või selle arusaamise toomine ettevõttesse, et millised ressursid meil üldse on tegelikult, et see on ka väga oluline osa sellest. Ja mis see siis tähendaks, et kui me tahaks, et oleks 5-liitrine purk, eks ole, et kui on 5-liitrine purk, võib-olla meil on vaja mitut erinevat tootejuhti, see kõik ju maksab raha, eks ole, ja palju see siis maksab ja kas see, et me saame need asjad nüüd kiiremini, juhul kui saame, et kas on seda siis ikkagi päriselt väärt või ei ole ja siis tihtipeale tekib ka see arusaam, et võib-olla ei olnud, et võib-olla see oleks liiga kallis kiirustada nende teemadega. Aga mõnikord tasub see investeering ka ära, et kui on ka ausalt paberil, et kuulge, et see on see investeering, kui me tahame liikuda kiiremas tempos, siis neid asju on vaja ja mõnikord saab ka nii lahendada. Ühes Eesti pangas, kui ma ei eksi, oli selline IT-arenduste juhtimise tööriist, mis põhimõtteliselt oli üks suur pabertahvli paberileht ja see oli kollased postit nõude täis. Ja siis keegi tuli mingi järjekordse suurepärase ideega, mida kõike arendama peaks, ja siis jumala kihvt mõte, mille ära võtame? Näita näpuga, mille ma ära võtan siit. Kui midagi ära võtta ei saa, siis kahjuks teie postit nõud jääb ootama kuhugi. Ehk siis selle 3-liitrise purgi visualiseering.
Jah. et teinekord on seda väga nagu vaja, et inimesed saaksid aru, et noh, et nagu ei saa rohkem teha, kui saab teha. Ja kõige hullem lugu vist tegelikult see üldse tootejuhtimisega seotud, see on nagu üldiselt nagu juhtimisega seotud, et lähed kellegi juurde mingi uue põneva ülesandega, on ju, kui ta selle ülesande nagu rõõmsalt kaasa võtab, sellega ära jookseb, et siis tegelikult võib-olla siis läks just halvasti, sest et sa ei tea, mis lau pealt maha kukkus praegu. Midagi kukkus, sa lihtsalt ei tea, mis see oli. Ja see, et sa ei näe seda, mis maha kukkus, ei tähenda, et midagi kukkunud, midagi kindlasti kukkus. Aga mul tuli üks lugu veel vahepeal meelde, mul tundub, see minu roll vist täna siin hommikul ka. et tänane ProExperti CEO või juht kunagi rääkis mulle sellist lugu nagu inseneridega töötamisest, et neil on 170 inseneri, nii et üsnagi kogenud inimene inseneriga töötamises ja tootejuhtimise kontekstis väga relevantne, et nagu, et vaata inseneridega vaidlemine on nagu seaga poris maadlemine. Ühel hetkel saad aru, talle lihtsalt meeldib. et selles mõttes ei kadesta nagu tootejuhte, kes peavad vaidlema inimestega, kel lihtsalt meeldib vaielda. Okei, väga tore. Nii, aga selleks, et nagu sellist vaidlust ja interaktsiooni siia ka tekitada, palun sõrm püsti, kui keegi soovib midagi kommenteerida või küsida, et meil panelistide käest või panna siia natukene interaktiivsemaks seda sama tootejuhtimise kogemust. Ja palun seda. Ja mikrofon tuleb sinu juurde ka, et siis me saame salvestada ka selle, palun. Tere! Ma tahtsin küsida selle juhtimise kohta, et küll tootejuht ei juhi kedagi otseselt, aga ma arvan, üks väga hea viis, kuidas see teha, on läbi tugeva visiooni. Et kui tal on piisavalt ka nagu evidence'i, et näidata, et need probleemid on päris, et paljudel see probleem on, siis tegelikult sa mõnes mõttes annad autonoomsest oma tiimile ja siis nad saavad ise need otsusi nagu vastu võtta ja sa ei pea nii-öelda nendega vaidlema. Nii, mis kogemus on? Kuidas on visiooni luua ja visiooni tekitada ja läbi selle juhtida? No täiesti nõus kindlasti, et eriti kui ma mõtlen sellist arendusmajade konteksti, kus arendustiimi core competence ongi see, et nad oskavad hästi arendada, eks ole, siis seal ma olen tõesti näinud, et kui siis kas selle maja sisene või siis ka kliendi poolt tootejuht annab nagu hea visiooni, aga ka kaasab seda tiimi diskussiooni, et siis sünnivad nagu head asjad. Et võib-olla sellised kõige tugevamad tiimid, kus ma olen ise sees olnud, siis seal ma tõesti ei ütleks, et arendajad on keegi, kes tahaks nagu väga vaielda, vaid pigem arendustiim on see, kes aitabki läbi mõelda mingeid asju tootejuhil ka, et ega tootejuht ei saa kõiki asju ette näha, eks ole. Eriti kui räägime mingist kasutaja teekonnast, kõiki selliseid negatiivseid teekondi, no keegi ei näe ette. Ja seal on olnud väga head diskussioonid, et nii arendajatega kui testijatega näiteks, et mis siis on need kitsaskohad. Ja väga tihti see arusaam, et mis on nagu põhjused millegi taga, et miks me seda üldse nagu teeme, see on aidanud ikkagi paljudest olukordadest üle, et eriti need kohad, kus on see dissonants seal, et arendusest, et kuulge, et noh, ma ei tea, siin tuleb nüüd tehniliselt kõik ümber teha, hakkame refaktoreerima ja samal ajal võib-olla toote või äri poole pealt tuleb see, et kuulge, et homme oleks ära vaja deliverdada, et tehke sinna legacy koodi otsa nii kiiresti, kui saate, eks ole. Et seal tavaliselt see põhjenduste andmine ja siis ka küsimine, et aga kuulge, et kuidas me saaksime, et noh, mida me selle tänase parima teadmise pealt saaksime teha, ma arvan, et see on andnud nagu kõige paremad lahendused, et siis ei jää sellesse konflikti võib-olla nii väga kinni. Ja ma täiesti nõus, aga see ongi tootejuhi roll kaasata arendajad ja disainerid ja koos uurida seda probleemi, et mis kasutajad räägivad ja mis need probleemid on ja siis luuagi see visioon koos ja siis kõik usuvad sellesse ja on inspireeritud sellest ja siis nad tegelikult ise mõtlevad kaasa, et mis on need kõige paremad otsused selleks, et saavutagi seda visiooni. Et see on lihtsalt minu kogemuses on välja tulnud, et isegi kui see visioon on hästi tugev, aga ma ei kaasa arendajaid ja nad tegelikult ise ei näe, et need probleemid on reaalsed, siis tulebki see vaidluskoht. Aga kui te teetegi seda kõik koos, siis sa ei pea otseselt midagi müüma nendele nii-öelda manipuleerima, et kuidas nad selle juhve ära teha. Nad ise tahavad otsustada ja kaasa lüüa. Ja kindlasti, et oleneb ju sellest ka, et kui lähedal see arendustiim üldse sellele kliendile on. Et me täna räägime hästi sellises nagu, ma ei tea, ühtses kontekstis, et meil on tootejuht ja üks tiim ja üks toode, eks ole, ja üks äri. See ei ole ju reaalsus, et reaalsus on see, et sul on
suurem ettevõte, seal sees on väga palju erinevaid teenuseid, erinevaid tooteosi ja see arendustiim puutub kokku osadega. Ja selles oma lõigus, nagu selles visioonis, ma 100% nõustun, et seal arendustiim loob ka seda visiooni, kui nad on kaasatud, eks ole. Aga väga tihti on ikkagi see, et neil puudub ju võimalus luua visiooni asjades, mis on nende ümber. Ja see on see koht, kus võib-olla tootejuht on see silla ehitaja, et igale poole ei saa kaasata, et see on paratamatus. Ma korraks, Marko vast ütleb, et kui nagu hea paneel on siis, kui on debatt, on ja, siis ma ütleks, ma ei ole nõus. Vähemalt 100% ei ole nõus selle visiooni jutuga, vähemalt kui teil on väike alustav nagu ettevõte või startup või tiim, siis on tegelikult olulisem on see, et saada õiged inimesed bussi ja siis vaadata, kuhu see buss sõidab. Sellepärast, et see visioon võib muutuda plõksust ja kui sul on ainult inimesed tiimis, kes on ainult sellest visioonist lummatud, on ja, siis kohe, kui sul tegelikult mingi pivot, siis on nagu lugu läbi tegelikult. Et ses mõttes nagu, ma lihtsalt nagu muidu iseenesest nõus selle visiooni jutuga, aga kui te olete just nagu alustamas mingit uut asja või mingit uut punti või uut startupi, siis tegelikult see inimesed, kes on bussis, on võib-olla isegi tähtsam ja esimene küsimus. Ja siis see buss võib sõita kas Mustamäele või Nõmmele või otsustame, et lähme hoopis teate Pärnusse. Ma olen mõnes mõttes nõus, aga ma arvan, võib-olla sa räägid sellest strateegiast ja see strateegia peabki hästi tihti muutuma ja pivoti tegema, aga see põhjus, miks sa üldse alustasid mingit tootet looma, et mingi pikaajaline visioon on ikkagi oluline. Isegi kui sa teed pivotit, mingi pikaajaline eesmärk sul ikkagi paigas, muidu sa ei teagi, mis suunas sa üldse liigud. Kas keegi kasutab siit sellist toodet nagu Slack näiteks? Mis see Slacki esialgne funktsioon oli, mis see firma tegema pidi? Sa pead meil valgustama. Mängufirma, see oli nagu nendel omavaheliseks tiimisiseseks suhtlustööristakse on ju. Et ma ütleks, et nii visioon, strateegia, kõik muutus 100%, alles ei tuumiktiim. Ja ma võib-olla sõnastaksin äkki selle ümber, et see visioon võib-olla siis on see, et mis probleemi me ikkagi lahendame lõpuks, on ju. Et tihtilugu mina puutun ka startupidega viimasel ajal väga palju kokku, et see visioon räägib lahendusest pigem. Et võib-olla see lahendus ei ole see, mille najale nii-öelda toetuda, vaid see probleem, mida siis lahendatakse. Et Slacki puhul oli ka, nad küll olid mängufirma, aga mäng ja suhtlus oli tegelikult ka nendes mängudes nendel ka olulisel kohal, et miks nad jõudsid üldse selle enda tööriistani oli osalt see. Et jah, probleem on olulisem kui lahendus. Lahendus on ainult üks, aga probleemile võib olla mitu lahendust. Just. Selge. Nii, aitäh. Martin on mikrofoniga, palun. Ja aitäh, et võib-olla ehitades ja tänades selle algse viite eest disaineritele, et kui me nüüd jõuame siin selle sama visiooni ühelt poolt, tugeva visiooni ees kõnelemise ja siis selle toote ja selle probleemi, mis on siis konkreetne sinu roadmapis olev task, et need on nagu väga kaugel üksteisest justkui, et ma tahtsin küsida just selle disaineri rolli kohta, et miks sa tõid selle disaineri rolli välja, et nemad just on nagu head tootejuhid, kas nad oskavad visualiseerida, kas nad oskavad kuidagi veenda visuaalselt kõik ühes suunas liikuma või just nimelt välja otsima siis need esimesed 3 kõige olulisemat kirssi, milleta nagu toode ei saa edasi liikuda ja kõik saavad sellest ühtemoodi aru, kui nad on joonistatud sinna kirsid. Anu, mis sa arvad? Jaa, et võib-olla mul on olnud lihtsalt õnn töötada väga heade disaineritega, aga kui ma räägin disaineritest, siis mina olen kõige rohkem kokku puutunud nendega siis, kes tegelevad rohkem selle kasutajakogemuse poolega, et jah, nad joonistavad UI-d ka võib-olla, aga nad on tulnud selle tausta pealt, et miks võib-olla see disaini taust on üks tugevaid tauste, on see, et disainereid õpetatakse mõtlema terviklikult minu arust, et saab kuidagi see balanss selle vahel, et mida see kasutaja või see klient nagu päriselt vajab, eks ole. Et see mõtlemine on disaineritel hästi tugevalt nagu juurdunud, nii nende õppes kui siis ka tavaliselt inimestel, kes üldse disaini lähevad õppima, et on nagu
tahtmine aru saada, mis on see päris probleem, mida me lahendame, ja siis mõelda erinevaid lahendusi sinna, et see balanss on võib-olla see üks aspekt, mida mina olen hästi nagu hinnanud, ja võib-olla teine pool ka, et selline balanss just selle lahenduse ja probleemi vahel, eks ole, et see on tihtipeale hea, et kui me räägime, võib-olla mina ise tulen võib-olla sellisest inseneri rollist, et QA engineer, kes läks siis projektijuhiks, kes siis pidi ka tegema tootejuhtimist vahepeal, et see on võib-olla selline hästi nagu tehniline taust ja mina tulin võib-olla sellest maailmavaatest, kus ma keskendun hästi sellele lahendusele, et kas see lahendus võib nagu töötada, eks ole, ja ma pidin juurde õppima seda osa, et kuidas ma siis seda probleemi ikkagi analüüsin. Et disaineritel minu arust see mõtlemine nagu balansis rohkem, et see ei tähenda, et ainult disainerid võiks olla tootejuhid, lihtsalt mõned kõige paremad tootejuhid, kellega ma olen kokku puutunud, on tulnud disaini tausta pealt ja mõnikord ka omanud tiitlit disainer, aga teinud tootejuhtimist. Hüva. Aga võtaks ette siis meie tänase nagu viimase nagu arutelu teema, et ongi siis see, et kuhu kohta see üldse tulevikus on minemas. Et natukene juba puudutasime AI teemast, aga tegelikult tootejuhtimine ei ole ilmtingimata ainult nagu AI-ga või siis visiooniga või nende teemadega seotud. Et missugune võiks olla selline hea tootejuht umbes 5 aasta pärast? Mida ta siis võiks nagu osata? See on natukene nüüd futurismi teemale minek, aga mida me arvame? Kuhu kohta see maailm on üldse liikumas? Et kui veel 10 aastat tagasi lihtsalt me tundsime, et näed, et ärijuhtimise nagu üks nagu alamdistsipliin hakkas tekkima tootejuhtimisena, et tänaseks on olemas tootejuhtide klubid, kogukonnad, kirjutatakse sellest artikleid, raamatuid, et kus kohas me võiksime olla siin mõne aja pärast? No mina loodan esiteks, et tootejuhtimine kui selline või distsipliinina, et kui me mõtleme kas see on kasutatav, kas see on äriliselt mõttekas ja kas see on tehtav nii-öelda triaadis, et kõigile oleks see teada ja see oleks iga päev, nii nagu, ma ei tea, agiilne arendus täna on, et kõik teavad, mis asi see on, et tootejuhtimisega ei tea, aga mitte ainult tootejuhtimise kompetentsi mõttes, mina loodan, et tootejuhtide juhid võimaldavad neil tooteid juhtida ja otsuseid teha 5 aasta pärast, sest et ma arvan, et suur osa sellest murest on täna just seal. Et ootused tootejuhtidel ei ole mitte strateegilises mõtlemises ja otsuste tegemises ja erineva informatsiooni analüüsimises, vaid et olla käepikendus mingil viisil ja vaadata, et asjad ära tehtud saavad. Et ma arvan, et see raskuskese võiks ka juhtimise poolt või juhtide poolt natukene mujale nihkuda tänu sellele, et tootejuhid on ka kompetentsemad. Selge, nii et lootus on selles, et äkki tootejuhte usaldatakse rohkem ja seeläbi neil on vabamad käed tulemusi saavutada. No ma arvan, et nõudlik peab olema äriliste nii-öelda tulemuste mõttes, aga enam ei pea dikteerima ette, mismoodi asju tehakse. Et väga erineval viisil võib probleeme lahendada, niikaua kuni see probleem saab lahendatud. Võib-olla üks asi, mis mina välja tooks just sellises digitaalsete toodete juhtimises on see, et ega tootejuhtimine läheb sinna, kuhu läheb see tehnoloogia, eks ole. Ja kus me täna tehnoloogias oleme, on selline pendeldamine 2 eesmärgi vahel, et me oleme jube hästi ära õppinud, kuidas tehnoloogia abil äri teha, kuidas tehnoloogia abil lahendada probleeme ja ka kuidas saada inimesi oma tooteid hästi palju kasutama, eks ole. Mis tähendab ka hästi palju, et nii palju, et nad saavad oma probleeme lahendada, aga ka nii palju, et kui palju võib-olla pole vaja. Ehk siis meil on täna nii-öelda kõikvõimas tehnoloogia, me saaks ükskõik mis probleemi lahendada, aga see küsimus hakkab olema, et aga mis probleemid päriselt väärivad lahendamist, mis probleemid väärivad lahendamist tehnoloogia abil ja mis probleeme me peaksime tegelikult lahendama tehnoloogiast väljaspool, et mitte nii-öelda üle kasutada. Ja siis nagu teine pool on võib-olla selline vastutuse pool. Ehk siis, et kõik asjad, mida me teeme või toodame äriliselt ja tehnoloogias, nendel on oma mõju. Et kui ma olen saanud nüüd selle positiivse kasu, siis mis on need negatiivsed mõjud, eks ole. Et kas tal on mingi sotsiaalne mõju, kas tal on mingi keskkonnamõju, see on asi, mida peab hakkama tootejuht mõtestama. Et täna veel on tootejuhtimine päris nagu selline võib-olla selle äri eesmärgi suunas ja tihtipeale just näiteks disainirollid on need, kes on see challenging partner, kes ütleb, et kuulge, et teeks
väärtuspõhist nagu disaini või midagi, et mõtleks läbi, mis need mõjud on. Või siis on see legal pool, mis ütleb, et tehke see ESG-tabel valmis. Et aga see ESG-tabel ei ole võib-olla see väärtus omaette, et see on vajalik, aga tootejuht peab hakkama nendele asjadele mõtlema. Ehk siis leidma selle balansi selle vahel, et mul on kõikvõimas tehnoloogia, ma saaks ükskõik mida teha, aga ma pean mõtlema läbi, mis on see mõju ja mis väärib nagu tegemist. Et võib-olla see on üks selline tuleviku teema, mis kindlasti hakkab olema keskmes. Puudub igasugune ekspertsuse tase, et lisada siia midagi tarka. Aga võib-olla ainult nii palju, et kuna hästi multidistsiplinaarse rolliga tegemist, et siis ma arvan, et ta on nagu üsna AI-kindel töökoht. Et sa pead nii paljudes asjades olema näpupidi sees, et seda ei ole nii lihtne asendada tegelikult. Et pigem tööriistad võimendavad, teevad mingi asja lihtsamaks, kiiremaks, efektiivsemaks, aga see on just selline minuks väga selline inimlik amet. Et sa peadki suutma mõelda nagu erinevate ajupoolte ja tükkide ja juppidega ja kuidagi tunnete ja emotsioonide ja ratsionaalsuse ja kõige tegelema. Et minu meelest see on hästi selline inimlik amet, et seda on raske nagu robotiga asendada. Okei. Nii et suure tõenäosusega, kui sellega nagu edasi minna, siis võib veel leiba olla mõnda aeg. No 5 aastat ikka. Okei. Nii ja selle me saamegi tegelikult enda päeva lõpetuseks lõpetada ära sellise reklaamiminutiga. Et üks põhjus, miks me siin ka täna koos oleme, on see, et meil on loomisel EBS-is uus MBA spetsialiseerumise õppekava, mis siis keskendubki digitaalsete toodete juhtimisele. Ja tegelikult praegu on võimalik juba pabereid esitada. Nii et kui on soov juba esimeses raundis tulla, siis 24. märtsil on juba tähtaeg selleks, et enda paberit saata, siis on võimalik juba esimeses raundis intervjuudele tulla. Ja saame siis nagu endal tiimi siis kokku panna. Nii et otsite sealt Timba nimega, on siis Technology Innovation MBA program, ja et sellega siis on võimalik see üles leida. Aga kõik need, kelle sõrmed on veel püsti ja tahaks veel midagi küsida, siis meie see ametlik osa siin paneelis on nüüd küll läbi, aga see ei tähenda seda, et enda küsimus võiks esitamata jääda. Et jätkuvalt kohvi või endale masinast võtta, snäkke on tagalaudade peal ka olemas, nii et kutsun üles siia jääma, omavahel tuttavaks saama, arvestades sellega, et siin on suur seltskond tootejuhte praegu koos, siis näeb see natukene välja nagu üks kummaline klassi kokkutulek. Nii et ma eeldan, et igaüks saab vähemalt 5 inimesega siin tuttavaks, kellega ta veel senimaani tuttav ei ole. Ja vahetage kontakte, uurige, et kuidas tooteid juhitakse hoopis teises maailmas. Kui näiteks sina oled nagu pangast, siis küsi, et kuidas nagu riigis seda tehakse või siis vastupidi. Ja seeläbi saame kõik ka üksteisega suheldes natukene targemaks. Ja kui vähegi võimalik, siis jälgige reklaami, kui EBS-il on tulemas järgmine hommikukohvi üritus, siis on võimalik teada saada mingitest uutest huvitavatest teemadest, nii et tulge siis ka järgmine kord siia. Nii, jah. Kas ma tohin, Marko, ka kasutada poolt reklaamiminutit? Palun. Lihtsalt huvilistele teadvamiseks, palkan parasjagu tootejuhti. Nii, aga hüva, aitäh kõigile ja ma saan aru, et meil on olemas väiksed karbikesed, mille me saame siis anda meie esinejatele, nii et aitäh. Reelika. Nii, aitäh. Nii, suur tänu, Anne-Liisa. Nii, aitäh, Lauri. Aitäh, Anne. Rukk ja leiva. Rukk ja leiva oli kööliga. Reede algab vara pihta täna. Nii, ja aitäh kõigile ja nüüd on võimalus siis omavahel suhelda ja rääkida tootejuhtimisest edasi. Lõppsõnad oli sealt.